tere hommikust, käes on 6. päev. Oi, ära see süda küll söö. Pontsu, see on valus ju. Selgus, et kumbki kass on 6 päevaga 100 grammi alla võtnud ja sellepärast suurendasin ma koguseid. Pontsu saab nüüd 60 grammi hommikul ja 60 grammi õhtul. Vahvi saab 100 grammi hommikul ja 100 grammi õhtul. Mina arvan, et nüüd on ka Pontsu normaalkaalus. Kui neid ülalt alla vaadata, siis selle kaalutabeli järgi mitte kumbki ei paista enam ülekaaluline. Pontsu kaalub praegu 3,9 kilo, Vahvi kaalub 4,7 kilo. Panin Pontsu magamistuppa ukse kinni, et Vahvi saaks rahulikult oma toidu lõpuni süüa. Pärast hommikusööki puhatakse siis niimoodi. Enne käis üks suur möll. Vahvi on ees, Pontsu on taga. Lõunaks on suutnud oma toiduportsjoniga hakkama saada ka Vahvi. Luurekas. Vahvi tuli. Ühe ja sama mänguasjaga ei soovitata pidevalt mängida. Kassidel hakkab igav. Mänguasju peaks vahetama. Vahepeal peida osad mänguasjad ära mõneks ajaks ja mängi teistega. Siis võta jälle need eelmised peidust välja ja on nagu uued. No ei näe. Kell on 12:30 päeval ja kumbki kass sai väikse tüki toorest liha. Konservi ei ole ma täna neile üldse andnud. Pontsu pall. Kus pall kadus? Pontsu pall on kuudis. Näe, on nii tark. Too pall siia. Kus pall on? Kell on 1 ja kassid on juba pikemat aega isekeskis müranud. Mida muud teha hallil vihmasel veebruarikuu päeval, kui maadelda ja mööda tuba kablutada. Kell on 3:15. Vahvi tudib ja Pontsu tuli kööki. Mina tulin just poest, ostsin kiisudele kana. Kuna kiisud täna jooksid ja mängisid kõvasti ja põletasid kalareid, siis otsustasin väikese teelusikatäie talle anda ka söögivälisel ajal süüa. Oi. Osad ütlevad, et kassidel nagu koertelgi peaks olema kindlad söögiajad, aga teine koolkond väidab, et ei, kassidel peaks pidevalt olema mingisugune väike kuivtoidu portsjon siis ees, et kui nad tahavad, et siis nad saavad alati süüa, muidu nad lähevad närvi, mida ma ka oma kasside pealt näen tegelikult. No aga samas, kui kuivtoit on kuulutatud selliseks mitte just kõige tervislikumaks, no aga kuidas ma siis kuivtoitu neile niimoodi ette panen? Me peame oma süsteemi välja töötama, mis ongi selle video eesmärk. Kell saab kohe 5, kiisud saavad oma õhtuse toortoidu portsjoni. Pontsukene. Pontsul on kauss täiesti tühi, läigib. Vahvil on enamus veel alles. Me läheme Pontsuga teise tuppa mängima nüüd. Vahvi sööb praegu ja meie mängime tema. Meie mängime Pontsuga, Pontsu lemmikmängu asjaga.
Puffy tuli ka nüüd söömas. No ma ei oska kommenteeridagi. Puffy on jätnud pool umbes järgi. Pärast õhtusööki kiisud pesevad ja tudile. Kell on 8 ja Puffy ei ole siiamaani oma õhtusööki lõpetanud, aga Pontsu tuli juba uue noosi järele. Siin on kere hele ja tuli kööki siia. Selline unine väike sõtku ja oi kui ilus, ilus. No, kas tahad söögikest või oled lihtsalt unine? Tulid lihtsalt pai saama või? Mis? Paar väikest lihakribalat panin talle ette praegu. Kui ma annan kassile iga kord süüa, kui ta küsib, siis on väga suur oht, et ta läheb paksuks lihtsalt. Näiteid ei ole vaja kaugelt otsida. Varem me andsime kassidele praktiliselt iga kord süüa, kui meile tundus, et nad küsivad süüa, aga see nädal on olnud teistsugune. Kell on 9:30 õhtul. Jälle Pontsul kõht tühi. Ups, ma teen endale ka õhtusööki praegu. Leib hüppas röösterist välja. Pontsu. Ma arvan, et ei tee paha, kui ma talle toortoitu natuke rohkem annan, kui algselt plaanitud. Konservi siis järelikult täna üldse ei anna, sest toortoit ikka on kasulikum. Kell on 12:30. Naljakas on see, et Puffy endiselt on siruli, aga Pontsu muudkui käib süüa küsimas. Jah. Kuna Puffy peab oma järgi jäänud toidu ära sööma, siis läheb 20 grammi siiski Pontsule ka kirja. See on nüüd muidugi juba üle normi, aga üks teooria väidab, et kassile tulebki toortoitu anda nii palju, kui ta ise tahab. Eks ta ongi katsetamise küsimus. Peaasi on muidugi see, et nad mul ülekaaluliseks ei läheks, sest see tekitab erinevaid haigusi. Puffy saab oma lossi katusel süüa. Jah, sinuga mängime. Söömine võtab Puffyl terve igaviku ja ikka on veel midagi järel. No nüüd on ikka esimest korda minu juures olles Pontsu järgib Puffy eeskuju ning on samuti välja küsima hakanud. Kui kevad tuleb ja läheb soojemaks, ostame Pontsule samuti traksid, nagu on Puffyl. Ja siis ma hakkan teie mõlemiga jalutamas käima, aga omapäi ei tohi välja minna enam Pontsu. Tänaval elatud aeg on nüüd läbi. Õhtune mäng.